Tema on Maris ja tema on Liina. Me oleme siin Kopra talus keskkonnalaagris. Kivilinna ja Miina Härma kümnendikega. Lähme vaatame, mida me tänase päeva jooksul korda saatsime. Kivilinna ja Miina Härma on ainsad Tartu koolid siiamaani pikka aega olnud, kes Gloobi kuuluvad, järelikult nende materjalide keskkonnaaste materjalide kasutamine on täiesti õigustatud. Loodus ja loodusfoto. Loodusfoto on siis inimesest sõltumatu väike jäädvustamine ja loodus ise on see, mis meist ei sõltub. Korjasin lilli. Mille jaoks? Et teha herbaariumi. Ja mida see herbaarium endast kujutab? Ei, siis ma surun nad paberi ja kile vahele. Siis olen õnnelik. Siin on tegemist nüüd veeanalüüsi kohvriga, millega on võimalik mõõta 6 erinevat näitajat. Kõigepealt vee pH-d, edasi fosfaati, nitraati, nitritit, siis on karedust võimalik määrata ja ammooniumijoone. Ja väga universaalne skaala on kaasas ja selle skaala pealt on võimalik lugeda kohe tulemused. Näiteks kui sa pH-d mõõdad, siis on võimalik seda teha vees vahemikus 5–9. Paned siia kriipsjonivett, lisad 3 tilka pH indikaatorit ja siis võrdled, millise värvusega ta kõige paremini kokku läheb. Maakatte tüüpide ja klasside eristamist, ma ei tea, mina ei ole ka loodustundja. Mis teeme piha? Mis silikus teeme mitte midagi? See kaardid on mahtava. Me oleme siin õpetaja Iival Sepaga ja ta tutvustab meile siis huvitavat asju. Millise asjaga on tegu? Tegu on digiluubiga. Ja mida see siis kujutab? See kujutab sellist USB juhtmega seadet, millega saab suurendada väikseid objekte. Näiteks näiteks, mis sa tahaksid suurendada? Sensorit me ei soovitame, vaatame, siin on mingi nimekiri. Siin on veel nimed. Vaatame teise mõõtevahendi lugemisjuhendit. Ma tutvustan teile vahendeid, millega me saame uurida veekogu selgrootuid loomi. Ja veekogu selgrootud on väga heaks indikaatoriks, mille abil me saame otsustada, kas veekogu on puhas või on ta reostunud. Nii et veekogus elavad väikeloomad on meile väga heaks veekogu seisundi näitajaks. Ja selleks, et neid uurida, on meil mitmeid abivahendeid. Kõigepealt ma tahaksin tutvustada ühte hästi suurt ja pikka kahva, millega saab kohe kaugelt veest võtta ja püüda veeloomi. Te tegelete siin? Mõõdame. Mida? Kõike. Nii vee temperatuuri, O2 sisaldust vees, elektrijuhtivust, pH taset, läbipaistvust ja leelisust. Aga kas see meeldib teile? Jaa, väga. Alguses ei meeldib, kui ma mitte midagi aru ei saanud. Selge, kas teil mingi juhendajad teles? Ei ole. Õpetaja Signe Kinnes otsige. Mina olen juhendaja. Territooriumil on õpetaja Signe Kinnes. Destilleeritud vett läheb vähe sellega. Ei, me ei pea, ta ütles, et me ei pea destilleeritud vett võtma, et me peame tavalist vett saada võtta. Teete siin? Uurime taimi. Vaatame parte. Vaatate parte. Aga mis teie ülesanne on? Paneme need, kleebime need taimud. Kompositsiooni jaoks. Ja kas see pakub teile huvi? Jaa. On huvitav taimi uurida? Jaa, on küll. See on näiteks natuke lillakas. Koostan herbaariumit. Kas sa teed üksinda või kellega koos? Ülejäänud grupp on hetkel kuskil ära.
Andra, ma küsin, mis see tegelikult ma ei tea. Ise sõitis autoga, ei mäleta, kuidas jõudis. Mõtleme rühma nime. Kas see on kohustuslik on ju? Aga mis selle rühma mõtleb, mis tegema peate siin rääkima sellest? Niisuguse paari midagi. Põhiliselt me peame muldadest. Muldi uurima. Kas kõik peavad muldi uurima? Kõikidel on ühesugune? Kõikidel on erinev tema. Näiteks atmosfäär oli ühele, mis oli mees elavad loomad. Ühele on veel mulli puutukad. Ja kuidas teile meeldib? No niivõrd-kuivõrd. Minu meelest see on hästi raskesti aru saada tekst. Seda on liiga palju. Tutvustuse ülesanded on selged. Kas see tuleb nagu teil läbi töötada ja siis teha see asjad? Jah, teha erinevad kokkuvõtted nagu tulemuste põhjal. Ja kaua te selleks aega? 2 päeva. Tänane õhtu ja homme hommikul. Ja homme siis tehakse mingi kokkuvõtted? Jah, PowerPointised. Selle peate ka ise tegema? Jah, täpselt. Meie keskkonnalaagri esimene päev hakkab läbi saama. Mida sina arvad meie tänasest päevast? Ma arvan, et väga lahe päev oli. Ma sain teada, kuidas erinevatest veekogudest veelukkaid püüda. Siis ma sain teada, mis on niisugune väikene kaamera, millega saab erinevaid asju pildistada ja zoomida. Ja sellega olekski nagu kõik. Et lähme vaatame homsesse päeva ka. Täna on meie keskkonnalaagri teine päev. Ehk viimane päev. Lähme vaatame, mis meid ees ootab. Mida arvate teie meie laagrist? Kui kokkuvõtted täna üldse tervist laagrist? Laager on õnnestunud eelkõige sellepärast, et ilmateade pani kõvasti mööda. Ilm on meil fantastiline, koht, kus me praktikat teeme, on väga unis ja ma arvan, et kui me oleme ära kuulanud kõik esitlused, siis me võime päris lõpliku kokkuvõtte teha laagri õnnestumisest. Ja ma usun, et see tulemus tuleb ka väga asjad. Minu meelest oli väga vahva. Mulle meeldis see, et ilm oli hea, seltskond oli hea, söök oli hea, isegi uni oli hea. Mida olete teie meie keskkonnalaagrist? See oli. Koht oli väga hea, mulle meeldis. Rühma nimi on siis Lillekesed. Tegelikult ma võidin, ei ole Lillekesed. Tuleme siin Liinehamma gümnaasiumist ja meil on siin Martin Anto, siis Toomas Einasto, siis on Robert Lepik, taga Henri Tamber, mina, Alex Jürgen Auling, see poiss siin, Erik Tammsalu, kõige pikem poiss siin ja Karl-Erik Tilman, kõige ilusam poiss. Me pidime siis mõõtma veetemperatuuri, pH taset, hapniku sisaldust, levisemisest, elektrijuhtumist ja läbipaistvust. Ja siis me valisime 2 veekogu, kus neid proove võtta. Üks oli siis Vidma ja seal on koordinaadid ja teine oli väike tiik kuskil. See on seal vist. Meie tegelesime hüdrogeoloogiaga. Mõiste selgitus. Hüdrogeoloogia on teadus eluprotsessidest vees. See on vee elustiku ja elutingimuste uurimine. Suurt osa hüdrogeoloogiast saab käsitleda kui ökoloogia alldistsipliini. Hüdrogeoloogia on lähedalt seotud immunoloogiaga, seda saab jagada vooluveekogude ökoloogiaks ja seisuveekogude ökoloogiaks. Veekogudest leitud organismid Vaidelast oli ujur, jäävärk, uhrik, kuldtigu ja konnakulles. Liigist aga vesijärg, sarvtigu, mudatigu, ühepäi, põistevast, ümarus, verekaan, tondiogu ning tundmatu kookon. Ma olen Diane, see on Türgit. Siit vaadatakse Marleen, Anni, Kristel ja Anett. Õhutemperatuur. Siin on siis näha, kuidas õhutemperatuur muutub päeva ajal. Õhuniskus sõltub päikese kirgusest ja sademetest ja paljudest muudest teguritest. Õhurõhk maapinnal muutub kõigituna atmosfääri
millised õhumuutused toimuvad Äiksetorni ajal? siin on siis meie herbaarium ja herbaariumil on palju väike otsesõnad sõnad. Et esimene on siis kureleha, teine on külma vainane, kolmas on kollakas, neljas on joonapuu ja viies on siis mustasta. Naamani käsi, Maria Tammik, Simona Kalatšov, Hansen Karu, Kosme Helita Vanda Karuks ja neile on haiged, ei saa meile tulla. Nii, nüüd oleme meie Eestis uurisime mullusid ja võtsime vaadaks 3 kohta, esiteks Vaisjärve juures, siis majade vahel lagendikud ja ka metsa ääres. Mullused uuriksime otsime reageerida masinat, inimesed Vaisjärve juures saime temperatuuriks 14,6 kraadi, majade vahel 15,7 ja metsas 14,5 kraadi. Tere, tema on Maris. Ja ma olen Liina. Tere, tema on Maris. Tema on Liina. Ja me oleme siin Kopra talus. Joo! Mida sa järgnud seal? Ta on Kopra Mikune. No, meie keskkonnalaagri esimene päev hakkab õhtusse jõudma. Maris on vait nagu suht.